Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevustest taksondusest. Täna on meil kolmapäev ja kell on 8 hommikul. Sõbrad, olen juba liinile läinud ja ootan oma esimest tellimust, mis sobiks. Uber on sees, Bolt on taga-takka ja kui on kõik hästi, siis me peaksime saama ka kordajaga tellimuse. Millegipärast aga neid ei tule. Ma ei tea, kas on mingi, kas petuvärk või kuidas seda nimetada meie meelitamiseks, aga kahjuks nii on. Nii et sõbrad, vaatame, palju meil õnnestub teenida. Töötan kuskil kella 12-ni, eks 4 tundi ja vaatame, palju selle ajaga on võimalik teenida. Nii et alustame. No nii, on ka esimene tellimus 2,9 kilomeetrit. Lähme järgi üllele. Kohta Marsi 3. Nii, esimene klient on ära viidud siia haiglasse, tõime Merimetsa haigla ja Uberiga saime kohe järgmise tellimuse. Nii et tellimusi on hommikuti, ma ei tea, kas koefitsiendid on muudes äppides üleval, et niimoodi loobib. Aga see on ju positiivne, järelikult teenib midagi. Nii et sõbrad, liigume edasi. Kiilas jää on tänavatel ja isegi suurtel maanteedel. Paljuski maanteel on ka jää olemas, nii et liikluses tuleb olla ettevaatlik. Vaatame, lastakse nii. Ja kahjuks summat ma ei saa teile öelda, sest Uber ei näita, kui sa oled tellimusi otsa saanud, siis sa ei näe neid hindasid enne, kui tuleb paus. Aga kuna ma praegu pausiks aega ei vaja, siis võin lasta ja pärast vaadata, mis need. Nii, teine klient on viidud lennujaama ära ja vaata ja kolmas on meil juba ootel. Natuke kaugel on minna, ma ei tea, miks ma otsustasin selle vastu võtta. Aga lähen järgi, ma arvan, et tuleb üks 30-minutiline sõit praegu. Nii et jah, võib öelda, et ma olen loll, aga sellise otsuse ma võtsin vastu. Sellised on külavaheteed, vaadake nüüd. Lihtsalt natukene gaasi ja täitsa pekis ees. Isegi ei vajuta, lihtsalt must jääne. No vaadake nüüd, mis toimub. Pidur põhja. Ma ei tea, kas kuulda on, aga ABS paneb korralikult reis. Väga ohtlik, väga ettevaatlik peab olema. Nii et vaikselt liigume kliendi poole. Päris palju on veel jäänud 4 kilomeetrit. No nii, üks järjekordne sõit veel. Ilus koht, maakoht on siin. Ja oleme tulnud siia Jürisse, Laeva tänavale. Siin on muidugi ka teeolud on suurepärased. Igal pool on libe, peab siin ettevaatlikult sõitma, aga ma ütlen ausalt, koht on tõesti ilusaks ehitatud ja nagu ma sain inimest aru, siis 20 aastat nad on või isegi rohkem on nad siin. Nüüd saab vaata, kus kurat tahab mind kiskuda sinna kraavi. Ja, et on 20 aastat siin juba ehitanud seda oma maja ja nüüd on täielik rahu ja vaikus.
ma jään vist kohe seisma, ma näitan teile, kui ägedas kohas ta siin elab. Teen ühe suitsu, sarresk, teen ühe suitsuga. Nii, üks hetk. No, niimoodi. Vaat see on üks koht, kus võid tõesti tulla õue oma palja tilliga peale sauna karjuda ja mitte ükski naaber sulle ei ütle mitte midagi. Nii sõbrad, muidugi ma jään siia natuke jürisse, loodan, et siit tuleb veel paar tellimust või kas või üks linna tagasi. Et mitte tühjalt sõita, aga pikalt ma siin ei passi. Ma arvan, et maksimum 20 minutit. Nii sõbrad, paneme reklaami kinni ilusti siin. Nii, 10.77 tulin siis, kus ma tulin, Jürist siia Coca-Cola Plaza juurde. Põhimõtteliselt inimene tahtis varem maha minna, ma ei tea miks. Aga nii ta on. Andis 11 €, paneme sullis ära kõik ja ootame järgmist tellimust. No nii sõbrad, olen lõpetanud täna nii-öelda hommikuse vahetuse ja kell on küll 12:30, aga ma käisin kohvitamas, siis käisin peale seda lõunal ja ühesõnaga töötasin mu kuskil kella 11-ni. Nii et kokkuvõtteks siis 3,5 tundi ma tegin tööd ja tulemused siis sellised. Uberiga 51,92 saadud ja kui ma nüüd ei eksi, siis Boltiga oli mul mingi 5, ühe tellimuse ma tegin, ma kohe vaatan. Ja, täpselt nii ongi. 5,10 on teenitud. Nii et jah, sõbrad, 3,5 tunniga selline summa, nii et võite arvata. Jah, nii. Ja sõbrad, ja siis läbisõiduks on meil siis 118, ma loodan, 118 kilomeetrit, ma loodan, et kõigil on näha. Nii et see läheb maksma umbes, praegu on hinnad langenud, kuskil 8 €. Nii et kellel on huvi palju see kõik kokku teeb, nii et te saate ära arvutada selle ise. Sõbrad, ma tänan, et te vaatasite seda videot. Kanal on viimasel ajal jõudsalt kasvanud ja me oleme väga lähedal 1000 subscriberi juurde, mida ma siin üritan saavutada viimane 6 aega. Nii et sõbrad, kui te ei ole subscribe'inud, pange palun sinna nupp, see aitab mind väga. Teie jaoks tühine asi, minu jaoks väga suur. Sõbrad, ma tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.